välja lõigati just asja. Nii, korras. Kõik läheb raavedit. Midagi lõika välja. Mis sa kirja panid kirjas? Ma pole midagi kirja pannud. Ei teema seda. Mul praegu on ka teemasid mingid ei kirjutanud. teemapunktid. Panin ka natuke. Aga peaksime ikkagi rahvale ennast tutvustama. Mehed on valmistunud, on näha. Midagi. Märkmed on kirja pandud. Põhimõtteliselt. Eeltöö on tehtud. Kas ma näen siit arhiivi ka, mitu aastat me oleme teinud või? Mis peaks nägema küll? Kui ei ole sama liiga, siis... Sama. Aga see selleks. Las see olla praegu. Ütleme 5 aastat kõlab hästi või? No 5 aastat on mingi punt kindlasti on. Kirs on nüüd 2 aastat alustab. Minul oli esimene hooaeg vist 13-14. Aga siis me vist seda ei teinud. Siis me ei teinud koos üldsegi, siis ma olin soolo. Mingi 15, 16 või 16, 17 oli meil esimene hooaeg. Kus meil oli Simone Ugieri ja... Jah, panime seal tomatitega. Itaalia jalgpallilegendid. Munadega ka. Jah, tomatid jah, munadega oli jah. See oli pidi tõmbama. Need videod on mul kõik alles, neid saab näidata. Johannese video on ka mul olemas. Saame näidata esimest aastast meie Fantasy liiga karistusi. Johannese video läheb vastuollu, ma arvan, platvormi reeglitega. Bam! No? Pane ta. Kuidas läheb? Ma lähen. See auhinnad on... Mees näitas nahka liiga palju. Auhinnad on meil alati olnud klubi särgid siis. Alati. Aga karikas oli ka ju. Karikas on ka jah, rändkarikas. Minul ja Kirsil on ainukesena vist auhinnaga võidet särgid. Hetkel seljas. Hetkel seljas. Mina isiklikult võin öelda, et ma olen Euro Fantasy Eesti number 2. Kõik läks. Aga hakkame pihta siis. Põhimõtteliselt 7 aastat oleme mänginud ja nüüd on meil siuke kõige suurem pikem liiga, mis meil on siin. Osalejaid on ka vist kõige rohkem see aasta. Jah, seda ma just ütlesin. Jalgpallis on ka nii, et võidab see, kes lööb kõige rohkem väravaid. Aga kas alustame satsidest või hakkame mingid... Alustame satsidest, hakkame kuidagi võtma järjest. Võtame esimene Game Week kohe. Võtame esimene Game Week, jah. Vaatame... Kes need üllatusmehed olid esimene Game Week? Minu kõrval siin mees. Tulemused on ka meil siin ees, aga see meid ei huvita. Vaatame hetke seisu üle siis või? Vaatame liiga tabeli. Mis meil tuli? Kellel läks hästi, kellel läks halvasti. Hakkame altpoolt pihta või? Altpoolt või? Ja hakkame kritiseerima valikuid. Mis sul seal peas toimus, et kui need otsused tehtud sai? Mina juba üht meest enne nägin seal tiimis, kes seal ei oleks tohtinud kindlasti. Eks ma nägin... Minul või? Ma nägin seda Sandri satsi, mõtlesin ka, et ega ma siit tead nahka ei saa tulla. 51 punkti ja tubli 7. koht. Sander. 8 meest on meil väga hea. Vaatame noh. Sul ei ole siukest nagu kindlat käekirja, ma vaatan. Guardiol pingil. Minul ei ole käega. Mees võtab 6 miljoni mängija ja paneb pingile ta. Aga laseme kõigepealt äkki selle tiimi koostuse, et mis põhimõtted Las ta räägib. No selles mõttes 7 korda enne kuradi avaviles ei muudetud, nagu meil kõigil, ma arvan. Aga no põhimõtteliselt on kas Salah või Haaland. Ma läksin Haalandi peale puhtalt Game Week 2 pärast. Et sellepärast ma võtsin Haalandi. Ja alguses mul oli Kwanza asemel Trent, siis ma mõtlesin, et Trent ja Luis Diaz kokku 14,5 milli võrdub siuke Salah. Luis Diaz on võimalik punkte tooma piisavalt ja Trent ka standardites ja kõik siuksed. Aga kui ma tõin Trendi sisse, siis ma ei mäleta, kus mul see lekkimine hakkas, ma mõtlesin, et kurat, Kwanza ju algkoosseisus, ma saan Porro ka sisse tuua, kes ka on rünnakul siis nagu loob ohtu. Aga jah, otsustasingi siis seda viisi. Luis Diaz Jotaga, see on puhtalt, võrdlemisi võtsin puhtalt pre-seasoni pealt nagu selle heatmapi järgi, et Jota nagu mängis rohkem siukest vale 9 ja käis nii-öelda, ma ei tea, tugepakkumistel allpool.
ja Luis Diase roll oli rohkem nagu kõrgus ja laius ja noh, lõi nagu teravused puhtalt sellepärast, et ma arvan, et Jotaga võrreldes on kumb nüüd lööb. Et ma läksin nagu seda viisi, et jäin nagu Diase peale. Esimene game'ik muidugi hammustas see näppu. Ese puhtalt selle pealt, et Uliise läks Bayernisse, Ese peaks olema penaltite peal ja standardite peal nüüd. Varem oli Keepswhite'i asemel mul Kunku, aga vaatasin esimest 4 game'iki ja otsustasin, et jätan Keepswhite'i ja siis pärast seda hakkab nagu Kunku tulema. Ja võib-olla see Kwanza, kui ma tulin Kwanza sisse, siis selle pealt ma sain Sakaga sisse tuua, et varem oli Odegaard isegi. Aga mul on küsimus siin vahepeal, et Ukraina poiss Mikolenko, mis see analüüs seal oli? Ta Everton sai eelmine aasta vist 13 clean sheet ja Mikolenko on päris ründava ohuga. Ja 4,5 milli, et ma arvan siuke rotatsiooniga. Okei. Ja nii räägid siis kõlab täitsa hästi. Aga oleme ausad tegelikult, et see Pedro Porro väraveela ikkagi päästis siin täielikust hävingust. No isegi, et nüüd ma arvan, mul on ikkagi täielik häving see game'i võrreldes siin teistega. No kui sa võrdled esimese ja viimase punkti vahet, siis on ikkagi hävingid, oleme ausad. Jah, nagu 30 punkti, aga nagu noh. Puhtalt Jota ja Luis Diasi. Jah, 37 game'iki minna veel, et ma ei... Miks me jah tunnetame? Palju seda Luis Diast üldse valinud on? Nagu mängijatest. Ikka 7%. Mis ta siin on? Sest meil on ta sulle 8,4 ja meil on ainukene. Liverpoolist, ma arvan, ta siuke 4-5 välik peaks alles olema. Ja esimene, mäng ta sai 9 minutit mängida ka. Et Jotaga võrdluseks Jota ju võeti 78, midagi sukest. Et selles mõttes võrreldes eelmise hooaega Jota saab kindlasti rohkem mänguks, sest Darwin ei saanud üldse mängu platsile. Jota on siuke vigastuste... Pluss, Dias on ka suht vigane mees tegelikult. Aga kas sa näiteks Keepswhite'i omas asemele Garnachot ei mõelnud? Mõtlesin. Ma mõtlesin ka, et kõik nii vähe seda Garnachot võtsid, et mina vaatasin küll, et eelmine hooaeg väga terav, et miks... Jaa, kindlasti, aga pidigi siin selle valiku tegema, ma olingi seal kuradi, ma olin Gordoni vahel, Bruno Fernandes mõtlesin, aga siis ma vaatasin Gordoni ja Bruno statse, vaatasin hakkama seda Bruno, et okei, ta on stabiilsem, aga ta on manu. Aga praegu sul on kogu tiim Haalandi ümber ehitatud, aga kes sul nagu üle tuumik on, et tavaliselt on mingi 3-4 mängijad, kelle ümber sa ehitad. Kuidas sa tundsid, kas Haaland lööb sul tegelikult tiimi tasakaalust välja? Ma arvan, et kui ma nüüd Haalandi võtsin, siis ma usun, et tegelikult sain enam-vähem tasakaalu, sest kui me võtame näiteks järgmise game'i, kui mul on see Guardiol ka sees, Kwanza ilmselt tuleb nüüd välja võtta, sest ma ei tea, mis taktikaline vahetus Arne tegi seal, et kuradi ilmselt ta minuteid ei saa, et rünne on mul tugev, ma usun. Kwanza kohta ta põhjendas lihtsalt seda, et pikkade pallide duellides oli vaja kedagi kindlamat ja nüüd kuna tõid Konate, et siis tõi selle stabiilsuse, et aga kas kui vaadata nüüd pikemat perspektiivi nagu teist ja kolmandat mängu nädalat, sul on Barco ka, sul on Kwanza ka. No Barco ilmselt näitas nüüd esimene game'ik ära, et ta jääb lihtsalt selleks 4 minutisest kaitseks, et lihtsalt cheap oleks, et saaks kuskilt nagu täiendust tuua. Aga pigem, kui sa mõtledki, et ütleme, et mul oli siin Trent ja see kolmik kaitsena, siis oleks päris ilus, aga algselt mul oligi plaanis Trent ja Luis Dias, et nemad kahekesi peaksid tooma kindlasti Salahi punktid nagu ära. Aga siis ma mõtlesin, et Kwanza 4,5 starter, clean sheet'i punktid, palju see Trent lisa hakkab ikka tooma, okei toob, aga clean sheet on ikka clean sheet ja et siis ma saan nagu kuskile veel juurde panna. Aleksander üks hooaeg, eelmine hooaeg lõpupoole ju, mitte päris lõpus, aga ta tõi 9 või 10 game week'i järjest lihtsalt punkte ja mitte ainult clean sheet'e, vaid enamasti olidki väravad või assistid. Kogu Liverpooli pill käib trendi kaudu põhimõtteliselt niivõrd kuivõrd. Aga üks küsimus veel, et meil on Ats, kes on Arsenali fänn, et kui sa vaatan, et sul on ainult Saka, et miks mitte kedagi vaatasid, et liiga keerulised avamängud või millest? Ei, eks mul Saliba oli ka pikalt, aga kuskilt pidi tooma ohverdusi, et ma pigem läksin nende fullback'ide peale.
et kui mul Haalandit ei olnud sees, mul oli siin Watkins, siis mul oli muidugi siin Saliba ja kõik väga tore, siis ma mõtlesin jälle, et kas ma tahan kaitseliinile panna nii palju sisse raha. Ei taha. Kui mina vaatan su tiimi, siis minu vaade ainult, et kui sa clean sheet'e ei hakka saama, siis sul läheb väga raskeks. Sul on vaja kaitseliini, mis tooks clean sheet'e. Jaa, aga kui ma näiteks panen kõikide nende asemel siia 4,5-sed, ütleme Gonzo, Mikolenko, Andersen, nad on kõik siuksed starterid, kes võimsad clean sheet'i hoidma ja nende vahel saab nagu hästi roteeruda. Aga panin veits rõku siia. Need mehed on siin kõik võimsad clean sheet'i hoidma. Ma isegi paneks teistpidi, et kui sul Haaland ei tooda, et see clean sheet'id vist statistiliselt oli vist niimoodi, et aastat on järjest vähemaks jäänud clean sheet'e, et tegelikkuses nagu üha enam pannakse rõhku poolikule ja rünnakule ja kui nüüd sealt nagu punkte ei tooda, et siis on nagu keeruline, et siis nii-öelda sõltuvus on nagu ühest-kahest mängust. Aga lõppkokkuvõttes selles mõttes ma esimesed 4 game'i pärast nagu nii ei oleks hakanud abistama, et keegi ei tea ju, kes kus hakkab nagu lööma, mis vormis on, et alati saab varakult wildcardiga, kui on nagu suurem häda käes. Ja samas et kui nüüd on ju see kuradi 5 transferi. Ega päris paljud teevadki tegelikult nii, et enne septembris või oktoobri alguses hakkavad ju need koondismängud ja siis väga paljud teevad wildcardi ära. Sest et siis on juba päris palju vigastusi, siis on näha, kes tõuseb vormi ja nii edasi ka. Et me võime analüüsida palju tahame seda, aga lõppkokkuvõttes see oli esimene game week. Meil on 8 tiimi, me natuke liiga sügaval. Et selles mõttes ka nagu, millest sa alustasid ka tegelikult, et Haaland ja Ipswichi game on sul game week 2 nüüd tulemas. Et see, et sa praegu viimane oled, siis see võib game week 2 olla. Kui just kõik nüüd wildcardi ja tahavad kõik Haalandi sisse. Aga jah, valin seda meelt, et City'st kas siis Foden või Haaland peab olema esimeses, et just teiseks game week'iks olla. Foden ma võtnud sellepärast, et ta ei olnud starter, ta on koondisega. Aga ma vaatan, et Pedro Porrol on tekkinud see kurjakuulutav puukas. Jah, puukas, et äkki ei, see ilmutab. Peas kinni on mehel. See oli näha juba, ta mängis seal lõpus juba ilusti lõpuni. Mängib jah. Pannakse keeli peale ja masseeritakse. Tikk-lakki. Ja meie selle jookseb. Kes meie järgmine? Hakkame tulema järjest siin. Kes see on Veiko nüüd? Kaitsmas ennast ei ole siin, aga ründame sellegi poolest. See on järgmine mees, kes on Haalandiga läinud. Ja jällegi ei ole edu toonud. Ja näha, et tiim kohe kannatab. Kannatab kohe. Ära löös. Väga sarnane. Siin on keskväljal Saka, Eze. Tema on toonud Bruno. Eks see on sealt see Elvasse nägemus tulnud, et mehed mõlemad Elvast, et siis tulebki see sarnane joon kohe mänguseni. Ja akadeemiast juba väiksest peale. Juurutatud see siis. Mulle meeldib seda. No samas vaadates, tal on 66 punkti ikkagi, keskmine 57, et on ikkagi tegelikult väga hea algus. Et kui vaadata üleüldse meie liiga nagu keskmine punktisummat või et vaata, et viimane on hetkel 51 peal. Ei tasu nina lööda. Et siis tegelikkuses üllatavalt positiivne avavoor oli, nagu mind pigem üllatas, et kõik nii head punktid. Tavaliselt on alati minu esimesed game week'id päris tugevalt on, sest hästi palju on siukseid tiime ka, kes ju teevadki ala mingi esimese mängu jaoks, ehk siis Manchester United Fulhami jaoks võtavad sealt 6 mängijat, et lihtsalt esimesel päeval olla kohe punktidega ees või mis iganes. Mul on ikkagi Eesti teine nagu ette näidata, et siin ei tasuvad isiklikuks minna. Tulebki välja tuua seda, et meil ikkagi meestel on siin suur kogemuste baas all juba aastate pikkune, mis meil ka eraliigasin ei ole. Tulebki loota meestel süke 50+ punkti game week. Et minu oleks, kui hakkab süke mees sisse tulema, kelle on süke 30 punkti, siis võib-olla mõelda juba, et kas ta on meil asja siia liigasse, et võib-olla sinna lastaja liigasse üle viia mees. A-tasand on ikkagi praegu. Okei, praegu. Aga see selleks. Tuleme Veiko satsi juurde tagasi. Ma arvan, et väga tasakaalus. Mulle see Bruno väga... Bruno küll räägiti nagu päris palju, aga... No kui Manul läheb hästi, siis kõik asjad käivad läbi tema. Ta on näidanud, et ta suudab... Vahetusest tal on Rodgers ainult tuua. Rodgers on selles mõttes okei, aga et nagu roteeruma teda panna, siis ju... võitab Põrni ja Konsaga. Aga pink on näitanud ikkagi nii. Nojah, see ongi siia, aga ma arvan, et kui pink on selline, siis
siis saaks keskvälja võib-olla tugevamaks. Huvitav on ka see, et on toonud, Fabianski ei ole ju 4 miljoni mees ja ta on 4,5 ja ta ei ole varuväravaht. 4 ikka. Ikkagi 4 on see hooaeg, selge. aga samas nagu Areola on just põhi. jah, Areola on 4,5. Andres Pereira nagu ta võib tuua poolikusse järgmised 2 mänguvooru on Leicester ja Ipswich. no see on väga hea. aga Leicester näitas hambaid ju siin. Andreas on ju penaltilööja ka ju. no Spurs ole ka nende Fulhamis suure peaks olema. kuue seas see, kellele tavaliselt hambaid näidatakse ka. Manu Spurs. ei oska öelda, mis see Spurs see aasta kujutama hakkab endast. üks variant jah, see. iseasi, kas see Spurs muidugi seal suure kuue seaski on, et juba see võetud on. juba üks hea mees sai viga. olgugi, et see Ange Postecoglou ehk siis Tottenhami peatreener tõi juba välja, et tavaliselt oma teisel hooajal ta alati võidab midagi. kui tõene see on. No nii. Leicesteril võitsid viigipunkti. kurat, Spursi särgis ma arvan. et midagi ikka nad võidavad. kas nad suvel see aasta Audi kapile tõid midagi lisaks ka või? oli mõni äkki? panid nad Bayernile ära või? või mu mälu valetab? ma korra nägin, et 1-0 juhtisid, aga lõppseisu ei mäleta. ei, nad ikkagi kaotasid, sest Kein ei tähistanud ju. et Kein läks sinna tiitleid ju võitma hoopis. oleks ju võinud meelde lüüa vana klubi veel. no nii, mis meil võtame kolmanda tiimi siis. Isna tiim. no tema läks ka Kwanza peale. esimene mees siit altpoolt, kellel ei ole Haalandit nüüd. tal on see City kaitseliin. no see mulle üldse ei meeldi kohe, kui sa võtad ühest tiimist 2 kaitset, see mulle absoluutselt ei meeldi. aga nad ootas praegusel hetkel. eelmine hooaeg samas City väga clean sheet ei hoidnud ja väga raske oli ennustada, kes on nagu Guardiola tuli ka poole maja pealt. City oli tegelikult statistiliselt kas teine või teine vist isegi nii-öelda kaitseliini tugevuse poolelt punktide arvult. aga kas ei hakanudki siis toimuma see clean sheet'ide värk Cityl, kui Guardiola lisati satsi, siis ta minu arust tõi eelmine hooaeg lõpus seal mingi täiega punkti. no ta pani seal Ta lõi ära. ta mängib flex-ringi põhimõtteliselt. ta tõuseb nii kõrgele jah, ta on seal playmaking us ka see. no City kaitseliiniga on noh, Pep Roulette alati, et see. ma ütlesin, et mulle ei meeldi, aga ma tegin ise sama lükke teiseks filmviigiks. sul juba lükked tehtud. räägin vastu enne Okay. no Tederil oli ka. mul ei ole tehtud transfer. no üks transfer on, aga mis lükkeid me ikka teha saame. ma enda, et ta on Robinson. ja noh, siin tasub seda ka mõelda, et kas tasub see üks transfer kohe ära teha, sest kui sul mitu tükki neid kokku tuleb, sa saad igast lugu vangerdusi teha. aga muidu ma arvan, et noh, esimene game'ik jälle Foden, noh, mina ei eeldas, tal oli see oht, et ta ei mängi. mina arvasin, et ta ei mängi. sellepärast ma ei toonud ise näiteks ka Sakat, kuigi noh, sa tead, et Arteta paneb ta lihtsalt surmani välja. If he dies, he dies. Arteta võtab pirni välja ja come on boys with passion. ma arvan, Fodeni minuteid võis palju mõjutada see, et Bob sai vigastada. ja mis sa siis keskvälja nii-öelda roteerud. punkt ikka kirjas jälle. tegelikult on head punktid, noh. ja samas see on positiivne uudis tegelikult kõigile nendele mängijatele, kellel Haalandit ei ole. et vaadates teist mänguvooru, et kes alternatiiv on, toob Fodeni. et või Kevin. Kevin ka jah. Pigem ma arvasin, et Foden on tagasi 3.-4. game week'iks, aga nüüd võib juhtuda, et juba teine game week saab rohkem mängu minna. Kevin ongi siuke mees, et kui sa saad differential'it, siis võta Kevin ja siis ongi natuke juba. ja siis ta läheb Saudist ära. ei, ta ei lähe, see kinnitati. suure tõenäosusega. veel ei lähe. aga mida te arvate, kui rääkides Cityst ja samas ka Eesest, et Eese ruumor Citysse? midagi kuulsin poole silmaga. et seda peab jah silma peale hoidma, sest praegu noh, siis kui ta läheb Citysse, siis kindlasti ei saa satsi võtta. mina arvan. see rotatsioon läheb veel suuremaks. jah, Palace'is penaltilööja praegu standardid kõik temal ja. siis läheb ruletiks, nagu sa ütlesid. Peep ehitab pinki üles selle endale. ma arvan, siis läheb Matetale see penaltide lööb. siis kui Gundogan ja Mahrez olid pingi peal. talle on eelmine aastagi. ei olnud. oli seal oli. ja kusjuures. nagu Ese ära läheb, ma räägin, kellele. ei, siis küll jah, siis. arvasid, et ta ei mängi ka Ese game'it, mängis poole. jah, Mateta mängis. No, ta alustas isegi. vist 45 mängis. aga City ruumorites veel tegelikult, et Gündogan tuleb suure tõenäosusega tagasi praegu. Romano hinnaga. 3 sekundit hiljem Ilkay Gündoganid jalgadesse lennega, see on siis okei.
kas see on okei, kui ma 2 sekundit hiljem Ilkay Gündoganil järsku siis jalgadesse sõidan? Fabizio juba tegi postituse. Get comes. Tervitused Kerdile. Võtame järgmise. Et siis ma pigem arvan, et kui Gündogan tuleb tagasi, et ma ei tea, kas siis on vajadus teise järgi ja samas rollid võivad erinevad olla korratega. Aga... kui see Flick hoiab neid sakslasi Barcelonas. Sander Ludwig! Kas see oli Johannese sats, vaatasime praegu, jah? Johannes oli vahele praegu. 5. koht siis meil, Johannes. Teeni laiendid, Nick Pope. 73 punkti. Tubli sooristus. Meil on 2 kolmandat praegu. No Nick Pope oli ilmselge valik. Siin ei olnud kuidagi teist võtta. Jah, seal vedas natuke. Palju see vaik maksab? 6,5 on. Odav meest oma kohta. No, Guardiol oli kohe esimene, kelle ma võtsin, no sealt ei saanud lihtsalt kedagi teist võtta. Arnold oli viimane mees, kelle ma satsi võtsin. Ma arvan, et sul on nende kahega sarnane stiil või, et need võtavad Salahi punktid, noh? Jah, et mõtlesin, Salah on nii kallis, et Diogo, ma arvan, toob sama punktid kui Salah, kui ta terveks jääb, et Diogo, ma olen alati Diogo uskunud, et ta on nii, kui ta terve on, siis ta on alati parim mees. Aga näete, mehel ei ole Salahi ega Haalandit. Ja teitsa... Ega Sakat ega Palmeri. Aga Saka ma pean vist tooma, et Sakast ma vist ei pääse. See kaitseliin on süke, et... Palju sul pangas raha on? Sul läks kõik raha ära või? Ma ei oska öelda praegu niimoodi, et peaks olema kõik peaks kulutada. Kaitseliin on jube kallis juba sul. No samas jah, Watkins maksab raha, Havertz. Ütleme, see on sükene, jah. Aga Kai Havertzit ka väga võib-olla meil seal vist ei ole. Minul oli ainukesena. 2 mehel vist. Eks ta märtsis hakkas lööma. Emil ei olnud ka paha. Tasub võtta. Miks see Rodrigo siin on? No see oli huvitav tegu küll minu poolt. See on nagu kuradi Fabinho võtta. Kante. Jah. Ta oli riskiga võetud. Üleelne aasta oli juh, seal oli esikoha pretendent, võtab endal Fabinho. Esimest kord jälle verana. Vaata, kas Van de Ven mängis täismängu või? Jah. Okei. Kui sellest ma ka kaalusin Van de Veni, aga... Ta ei väga ei lülitu rünnakut, aga... Jah, aga selles mõttes esimene gaming Leicesteri vastu vaata oli suur potentsiaal ikkagi clean sheet'ida. No Spursi põhikaitse 4,5-ga võtta ei ole mõte nii. Aga samas praegu vaadates pinki, siis pink on ikkagi probleem. Taylor on ädine, Taylorit ma vaja välja, ma arvasin, et ta põhimees, aga ta ei ole. Jah, eks esimene kimbik ongi enam-vähem siuke arvamine. Tavaliselt ma ise olengi alati läinud väga-väga nõrga pingi peale. Mul ongi siuksed kindlad mehed, kes mängivad 90 minutit, aga pigem nad midagi lisa ei too. Ei clean sheet ega väravaid ega midagi. See aeg on eriti hea seda teha, sest sul kogub 5 transferit. Ei ole mõtet kallist pinki hoida. Saangi Rodrigo maa müüa ja Saka asemel tuua, et see on hästi kõik. Jah, palju nõus? 6,5. Saka tood kümpsiga sisse. No üks mees veel läheb minema ja... Kelle sa viid? Vaatame. Rodrigo on vaja siin kindlasti välja vahetada. Havertz ma olen. Ründeliinis siis keegi. Havertzit ma ei saanud ära. No kui Rodrigo... No kui sul on Havertz, siis sa ei pea Sakat tooma. Vaatame, mõtlen, ma ei tea. Ei oska öelda siin otse-eetris niimoodi. 6,5 milline mees pingil on, no see on raiskamine. Aga jah, no see oli Campbell. Loll Campbell. Ta tahtis meid hooaja alguses, ma arvan, kohe jälle vihaseks ajada. Punktid on head tegelikult. Miks see Pope'i oli? Pope oli mul kohe valik, ma vaatasin, et Newcall on nii head esimesed mängud, et... Aga Newcall on siuke kaitsev meeskond pigem, et hea kaitse alati on. Mäletate seda momenti, kui Johannes pani oma screenshoti oma tiimist meie chati ja siis vaatad seda tiimi ja mõtled, et sealt küll väga tulla ei saa. Aga samas vaatad praegu punkte, et siis... Kas see ei erinenud see, mis ma saatsin ja lõpuks välja panin, ma ei mäleta. Eks Johannes on teada tuntud jopa, et ikka pidulema kui meie. Mees mängib õnne peale. Selle jopa ja me võtame ette alles siin, et see mees tuleb alles, kes jopa. Eks järgmine mees. Just see, kiire ja tehniline. Debütant! Debütant, jah, kurat. Ehk siis tiim, mis jagab kolmandat 4. On kolmas 4. Tal on ka Rodrigo siin mingi. Ma isegi ei taha seda. No me käisime. Lodiga räägi läbi. Mõtted. Velde, Longstaff. No, Onana, Dalot ja Fernandes ma võtsin puhtalt selle pärast, et ma olen Manu fänn.
siis ma olin suhteliselt kindel, et nad toovad mingid normaalsed punktid ka. esimene game'ik. jah, ja tõidki. aga Talo asemel, mis Talo on 5 vist või? jah, aga Mazrui on 4,5. miks Talo? sellepärast, et Talo on ründavam minu arvates. ja esimene on tõsi. aga kas Mazrui tuli suht hilja ka tegelikult? tuli hilja. et oli mingi risk või? ma isegi ei teadnud, et ta seal mängib kusjuures. no mis ma siin jälle näen, on see, et pink on väga kallis, mulle üldse ei meeldi. aga samas, mis Ludvigu puhul on lahe võib-olla ka välja tuua, on see, et tüüp ärkas enam-vähem viimasel nädalal onju. millal sa seal tiimi ära tegid, kolmapäeval, midagi sellist. 2 päeva jälle game'i algust. ja palju see üldse, nagu see esimene tiim versus lõplik tiim, palju see üldse ma ei muutnud mitte midagi. noh, see näitab nagu. Uusalt pani. jah. tuled, paned tiimi paika ja skoorid 76 sanga. selles suhtes on hea näha, vaata, et meie oleme ära vorbitud, meil on oma mingi see tunnelivisioon kõigil. ja siis tuleb Ludvig Velbek. keerutama seal. Saliba ja Gabrieli ma võtsin selle tõttu näiteks, et Ait surult kiidab neid. iga aeg Arsenalis. Need mehed räägivad platsil endalist. jah. ja siis ma, kuna Arsenal tegi vist clean sheet'i ka onju. tegi. siis jälle normaalsed punktid. Arsenal ikkagi kõige parema kaitsega eelmise hooaja pinnalt tegemist, et kindla peale minekut. ma vaatan, et sa oled siin ise ka pingil omal satsis. Niklas Ludvig. kui oma Rahvaliiga satsiga mingid võrdlusi tuua, siis võib-olla tõesti. aga mis te üldse arvate, et Ludvigist hakkab ta tegema Premieris? ma arvan, et hakkab tegema. ta on siuke mees, et ta paneb igast asendist, ta on siuke vanakooli ründaja. aga kes täheldas ja kes ei täheldanud see, et Ludvigul oli kapteniks pandud tegelikult Darwin. aga ta ei mänginud ja vice-captain läks mängu, ehk siis Onana on captain. see oli ka väga huvitav valik. ja siis ma sain nagu joppamise peale topelt. no kas see oli ma joppamine? arvan, see on mind games ikka. tema räägib siin töötleb jälle. sa tead, et pingilt on hea mees tulemas. tegelikult tal oli vist Saliba või Gabriel, kumbki oli pingil. oli ja Saliba vist oli jah. Õpas, et Tarvi mängu ei saanud. aga samas nagu Ludvigu tiimi puhul praegu toodab kaitseliin ja samas kui vaadata seda, et kui nullimänge tegelikult iga hooaega on järjest vähem, siis nii-öelda tasakaalu mõttes mingi suund tuleb võtta, et tuua poolikusse või ründasse kedagi, kes stabiilselt. no Longstaff tuli. mis saab Darwinist edasi? ma arvan, et ta ei hakka siin mänguminutit saama. kas Darwin lingitakse kuskile ära ka või? on lingitud teda? praegu pigem ei ole. treener vist eelistab Kakpot ka talle, nii et kui vahetustest hakkab Kakpo näitas Eurolit kohe ka. sellele küsimus. samas Darwin näitas Copa Ameerikas. aga samas vaadates Liverpooli on suht nagu seni olnud nii-öelda injury prone tiim on ju, et Jota on ju praegu hooaja alguses on terve, samas kui saab vigastada. tõenäoliselt saab. et Liverpool on otsinud endale keskväljale nagu tugevdus ka, aga ühtegi üleminekut pole toimunud, et jah, mina arvan, sellele jõuame veel hetk, kui see Jota ja asjad, kes siin on vigastajad, siis see aasta kindlasti hakkab rohkem punkti tooma Sabaslai või Sobaslai või. ta juba oli päris palju aktsioonis. ta mängib ju nüüd 10 peal. see oli mu drafti plaan, et tuua alternatiiviks. miks Velbek? mingisugune tunnetuslik pool ütles, et ta võib värava lüüa ja võib midagi teha. mis ta tegi, assist ja värav oli tal või? jah, ongi. ja 3 boonust on lõpuks. sisetundega 12 punkti. sisetundega. mis ta eelmine aasta sai? palju minuteid sai? ta oli vist katki. 5 väravat 4 siis. no ta on iga hooaeg katki. aga samas vaadates nüüd, et esimene voor oli Everton on ju, järgmine voor on Manu, siis on Arsenal, et 2 järgmist vooru tegelikult väga rasked. aga samas vanade klubide vastu on alati mott kõrge, tahetakse näidata, et aga 4-5 on väga hea. samas 6-7 8 on keerulised, et kui vaadata, et 8 esimest mänguvoolu sa mängid põhimõtteliselt Manuga, Arsenaliga, Chelsea'ga, Tottenhamiga ja Newcastle'iga. maru keerulised mängud. aga siis tuleme 12. Long game on see mäng. Brighton võib kõiki näidata. mees peab kõigepealt terve püsima. fakt on see, et ta tuli praegu, mis ta tuli, 12 punkti. ja nüüd võib välja ära viia, et Joa Pedro asemel tuua.
tegelikult Muniz oleks ka variant ju, Fulham mängib ju kellega? Muniz on väga hea järgmine game week. Leicesteriga, kurat Leicesteriga nões. Jamie Vardy ikka pani hästi. FPL challenge on ka ründaja. ja, kas see oli Leicesteri kodumäng ka vist? Et selles mõttes on Kursil punkt saada päris hea. et pigem kui vaadata debüüdi kohta väga hea asi, ma arvan. Andersi kas seda kuulsite, et Leicesteri võttis ka punktid ära vist nagu Evertoni eelmine või? Mille eest? Mingid breach'id olid jällegi seal. Punkte ei olegi veel üks on. Ei ole mida võtta veel. noh, siis läheb miinustesse, kellega oli Evertoniga üks hooaeg alustas. Eelmine hooaeg oligi vist. Ega vahet ei ole, kuna sa võtad. No Anders. No nii, liigume siias. Keskvälli, samas. No keskvälli on nõrgem, on ju. Okei, Kunku on... Aga räägi lihtsalt oma plaani. Räägi, jah. Ühesõnaga, mul oli terve aeg oli Salah ja Haaland mõlemad sees. Viimasel päeval, viimasel hetkel ma otsustasin, et ma viin nendest ühe välja ära. Otsustasin, et see mees on Salah. Kuigi ma teadsin seda, et ta on tavaliselt alati hooaja esimestes game weekides väga-väga kõva. Ja pigem ongi tema see üleüldine hooaja vältel, miks tal vähem punkte on see, et ta käib lihtsalt oma seal Aafrikas ära korraks. Aga ma otsustasin nii, sest Haaland on puhanud värske mees ja ma mõtlesin, et kui ma Haalandit too, siis teda on ülikeeruline hiljem sisse tuua. Et kui tal ei lähe hästi, siis on pigem see, et teda välja viia on lihtsam ja tema asemel siis meeskond teha siukse võrdsemaks. Aga mul on väga palju pandud kaitse ja ründe peale rõhk. Ütleme nii, et ründes kõik tõid punkte, ei saa kurta. Havertz, nagu ma ütlesin, siis ta on märsist alates päris hästi pannud ja pigem ma näen, et ta on nagu põhiründaja ka. Ja siis kui tuleks Jesus, siis ma arvan, et Havertz on ikkagi seal vasakul pool 8 peal. Kuigi nüüd meil tuleb siin uus mängija ka, et ma näen, et sealt tuleb punkte. Isaac on kõigil niikuinii. See mees ei muuda mitte midagi. Ja keskvälja on ka siuke pigem, et oma saitsedes nad on põhitegelased. Lihtsalt nad jälle nagu... Ja Haalandi puhul mulle meeldibki nii, et meil on ta praegu liigas vähemuses. Ehk siis kui nüüd ta hat-tricki ära paneb, õigel ajal suudaks kapteni ka sinna panna, siis võiks nagu päris ilus olla. Aga nüüd on kõik siuksed võib-olla, et kui mu vanaemal oleks rattad, siis ta oleks vanker ja nii edasi. Aga mis on Haaland ja Salahi siuke nagu, mis kaalutab natuke Salahi poole on see ka, et need international break'id siis tavaliselt Haaland läheb Norra eest mängima, aga Salah jääb puhkama Inglismaale või kuskile. Aga Aafrikaga on vastupidi ju. Tal on nagu teised ajad. Pigem on see, et Haaland läheb siis, kui kõik käivad mängimas, aga Salah läheb siis, kui liiga käib. Et siis peab Salahi välja viima, tagasi tooma ja see on alati nagu ülikeeruline olnud. Ja tihtipeale ma olen sellega hiljaks jäänud või liiga varakult reageerinud ja siis on sealt punkti kaotsutud. Ja samas kui vaadata üldse City edasisi mänge ka, et see esimese 4 mänguvooru kõige raskem mäng on ära olnud. Nüüd tuleb Ipswich kodus, West Ham, Võõrsil, Brentford kodus ja siis on 5-6 on Arsenal ja Newcastle, aga see peaks olema juba peale vist. Ütleme nii, et Arsenal on siuke nagu kuhu ta ei ole löönud, et Gabrieli ja Saliba vastu see mees ei saa, et paneb ta tagataskusse. Aga ülejäänud sealt võib nii palju punkte ära koguneda, et Arsenali vastu ta võib puhata ja jala sirgu korraks lasta, ei ole probleemi. Pigem, me oleme suht ainsad, kellel Haaland on, aga meie kahjuks räägib see, et teised toovad Foden'i sisse ja hakkab see paugutuma ja siis on... See on ka variant alati, aga las ta puhkab veel, vaatame, kuna ta jõuab vormi koguda ja mis selle Pepi mõtted on. Sest Pepi puhul me teame alati, et tal hooaja algused on aeglasemad ja siis märtsis ta hakkab seal uhama, nii et... Aga keskväljal Smith Rowe, ma olen üllatunud, et minu arust mitte kellegi teisel ei olnud teda. Mul on pingi peal. Okei. Ta on 5,5 on ju. Jep, et tema puhul on see lihtsalt oma poiss ja kuna ta lõi Fulhami eest pre-seasonil 2 väravat ja kui ta nüüd nagu terve püsib, mida ta on püsinud mõnda aega, siis on nagu lootust, et need rünnakud hakkavad läbi tema käima seal ja ta võib olla suht keskpunktis. Aga eks need kõik siuksed 5,5 ja 6,5 on nagu loto natukene, et mul on hea meel, et ta on lihtsalt differential jälle. Sul on pingi peal ka 2. Kunku ja Rodgers. Jah. Et nad ongi siuksed, peab vaatama, otsustama. Ma arvan, et seal tuleb päris valusaid hetki, kus ma jätan selle mehe pingile, kes toob punktid ja kes ei too.
aga Atsi puhul on see ka, et ta on võtnud vist teistest erinevalt veits kallima väravahi. Ma ei tea, kas Onana on ka 5,5 või? Ei, peaks olema küll jah. mul on ka raja. aga miks sa võtsid nii-öelda Double Arsenali kaitse nii-öelda, nii kaitsja kui ka väravahi? Sest nad olid lihtsalt eelmine hooaeg kõige paremad kaitses, kõige rohkem clean sheet'e ja ma ei näe põhjust, miks ei peaks jätkama, sest kaitseliin on noor, nad pigem ainult arenevad koos ja tulevik tundub nagu helge. Ehk siis ma ei näinud nagu konkurentsi ka mitte kuskil ja see raja oli jälle mul viimase hetke sissetulek, sest et kui ma Salahi viisin ära, mul jäi raha üle ja siis ma mõtlesin, et okei, aga ma toon kallima väravahi siis, sest et üks esimesi hooaegasid mul oligi alati, mul oli Manuste hea või midagi sihukest, oligi kõige kallim väravaht alati, kes tõi alati, oligi seal top 2 väravahti sees punktide juures ka. Nüüd ma olen viimased hooajad läinud odavamate peale ja see ei ole mulle väga edu toonud. Kas keegi Zinchenko peale ka mõtles või? Mul oli korra oli. Kuna konkurents on lihtsalt nii suur ja Arteta pigem ei usalda teda enam ja seal on Timber ja Kiviar on isegi pluss, seal on nii palju mängijaid, seal on nii palju rotatsiooni hakkab olema. Ja euro oli ka täielik häving neile. Kui ta on satsis, siis ta selles mõttes tal on väga hea see positsioon, mis ta mängib. Absoluutselt. Liigub sinna keskväljale. Pluss ta pigem mängibki nõrgemate vastu, kuna tema nõrkus on kaitsvam pool, aga mängu üles ehitamises ja kõik see, siis võib väga palju läbi tema käia. Aga kui teised konkurendid saavad vigastada, siis miks mitte. Aga kuidas sa Kukuga rahul oled? Ütleme nii, ta jäi mul esimeses mängus pingile, ma ei ootanudki temalt mitte midagi alguses. Chelsea'st ma tegelikult üldse ei oota mitte midagi. Aga nad on suutelised üllatama ja ta on nagu siuke särav poiss, terav, et sealt võib midagi tulla. Ma lihtsalt ei näinud talle mitte kedagi paremat hetkel. Ma arvan ka, et Kuku puhul nagu paanitsemisest ei ole põhjust, et kogu vormi ja tegelikult on hea poiss. Ja samas vaadates, et Wolverhampton on järgmine vastane, pärast seda on Crystal Palace, Bournemouth, West Ham, Brighton, Nottingham Forest on ju, tegelikkuses mänguvõrd tunduvad pigem positiivsemad. Jah, et lootust on, mängud on nagu kergemad. Aga ma arvan, mis praegu võibki mõjutada on see, et ongi igal pool räägitakse sellest, et Kuku floppis nii-öelda. Aga samas City vastu flopivad kõik põhimõtteliselt. No ütleme nii, et see jalgpallifänni aju mälu ongi kaugemale kui nädali ulatu tavaliselt, et ma üritan tavaliselt nagu sammu tagasi võtta ja vaadata seda pikemat plaani. Et enamus mängijad, kes ma võtsin, need on võetud selle mõttega, et nad jäävadki mul pikemat aega. Et ma tean, et paljud on lihtsalt see, et võtame esimeseks game'iks, et saame makspunktid, aga pigem jah, põhimängijad, kes saavad rohkem mängu aega. Ja sul on tegelikult pingitud Rodgers ka, kes tegelikult on ju differential selles mõttes, et soodne, pre-season super ja esimene mäng nad mängisid West Hami vastu. Tegelikult oli ka üsna terav, et selles osas sul on huvitav pink, nagu soodne pink, kohati tegelikult ikkagi lõpuks, et Kuku on 6,5, Rodgers oli mingi 5,5 on ju, Parko on see ei läinud nii hästi võib-olla. Selles mõttes vähemalt pingi pealt sul on 2 venda, kes isegi kui keegi algkoosseisust nii-öelda failib, siis tegelikult potentsiaalselt pink võib tuua punkte. Ütleme jah, et vangerdusi on võimalik teha ja me näeme väga palju tegelikult seda, et saavad mingisugused mängijad vigastada kiirelt või siis on mingit üllatusele, kes lähevad pingile, hooaja algus eriti, kui praegu kõik mängid ei ole tegelikult 100% veel vormis, koguvad vormi. Ja pre-seasoni tempo on alati natuke midagi muud kui liiga. Et üleüldiselt ma olen rahul. Tubli väga hea, 3. koht peale esimest game'iks. Marko Tamme. Hakkame otsast minema. Nagu näete, Salah kapten, esimese game'iigi parim mees. Tema ümber siin enam-vähem on ehitatud. Saka. Mina läksin selle lähenemisega, et tugev keskväli, tugev rünne ja siis kaitsesse ehku peale siuksed, kes võivad tuua clean sheet'e ja on natukene ründavamad. Ei ole, et keskkaitseid ei võta, et lähen lihtsalt loto peale, et kas lüüakse null või. Roteerimisruumi väga ei ole. Ei ole, pink on väga nõrk. Aga sa seda ei kartnud, et Watkins 0 minutit pre-seasonile, kas üldse saab mängu?
ma ei teadnud seda kusjuures. Ei teinud suuremat eeltööd enne Game Weeki 1. Läksin tunde järgi, kes eelmine hooaeg tegid, kes muidu head mehed on paberil. Ja pikas plaanis võiks nagu toota. Jah, noh, näha oli esimene Game Week, et tal vormi ei ole, tunnetust ei ole, enesekindlust ei ole. Teda väga ei otsitud ka. Noh, mõned üksikud korrad. Võib-olla on põnev ära märkida, et lemmiklubiks on pandud Ipswich, et äkki see lahti rääkida. See on siuke huumor. Premier League'is minu lemmikklubi ei mängi, milleks on Barcelona, nii et noh, see sai lihtsalt valitud. Sul meeldib Eetšiir. Ikkagi FC Tammeka ka. Äkki tooksid välja, kellele sa ikkagi Premier League'is kõige rohkem põialt hoiad tegelikus. Ipswich. Tegelikuses ikkagi. Kõik võiks kaotada. Niimoodi jah. Kuna mul siin üks sõber on suur Arsenali fänn, siis ehk Arsenaliga. Teine sõber on Liverpool, nii et kumbki tuleb valida, vaata, sa ei saa kõigile olla meelejärg, nii et valime Arsenali. Aga mitte Manu. Noh, Manu on kas Ese on kõigil või? Ei ole, mul ei ole. Sest Esel on ju see ka, et Eselt rööviti punktid ära. Ja Ese on jah, põles läbi natuke. Ei põlenud just. On jah, 2 punkti. Jaa, aga talt võeti need punktid ära. Mõtled, see peab tühistatud ära. Läks. Okay. Et pigem mina ütleks, et Ese on siuke, keda. Kellelt võib tulla. Jah, kui ta nüüd veel pennude peal ka on. Aga noh, eks mul on teda olnud, minu arust oli isegi üle eelmine hooaeg. Eelmine hooaeg oli kindlasti. Ma arvan, ta on siuke Saka efekt, kes iga aastaga on järjest paremaks võtta. Et ma olen teda pidevalt võtnud ja ma olen iga kord pidanud pettuma. Seepärast ma ei hakanud teda puutuma. Kas me vaatasime järgmise Game Weeki satsi ka või Teder näitas? Seda ei ole, ma ei ole muutnud seda. Minu sees praegu. Aga ma muidu tõin Gonza asemel. Juba tõid ära. Rico Lewis'e tõin. Räägime vahetustest vast pärast pausi. Aga jah, see roteerimise teema, et jah. Tuleb jälle pikem analüüs teha järgmises Game Weekiks. Eelmise aasta võitja ja tabeli liider, lõõnamees. Kiires. Jälle jopab tal siin. Ma ei tea, kas just jopab, aga mille pinnal. Et nagu ikka liigat joppamisega kinni ei panda. Et kes ei tea, eelmine hooaeg esimest korda mängisin selle pundiga, tulin, võitsin. Proovin see hooaeg siis sama taktikat rakendada, et Henderson, lihtne valik, Crystal Palace, kaitse poole pealt suhteliselt eelmine hooaeg, kas 4. tiim äkki või 5. või igal juhul pigem top 6 kaitse poole pealt, hinna poole pealt ka lihtsalt 4,5 ja Matthews tõin sellepärast sisse, et lihtsalt kui midagi peaks Hendersoniga olema, siis sama satsi väravat mängib. Kaitseliinis Gabriel, Alexander, Arnold, Guardiol. Televaatajad näevad ise ka seda. Ma lihtsalt nagu käin selle üle, et Gabriel, meil võib olla ka kuulajaid, kes ei näe. Mis see Hendersoni? Äkki autos. Et selles osas Gabriel kindel valik nagu selles osas, et ma olin kas Gabriel või Saliba, aga ma tahtsin kedagi kindlasti tuua Arsenali kaitseliinist. Ja samas ma mõtlesin ka Raia peale, aga siis ma mõtlesin, et nii-öelda lagi on kõrgem Gabrielil nii-öelda cold threat'i osas. Et seetõttu läksin Gabrieli peale ja ma tahtsin kaitseliini ehitada nii üles, et ma põhimõtteliselt mul on ja ma jätan ta. Et sealt ma ei pea mitte mingit muudatusi põhimõtteliselt tegema. Oota üks küsimus, kõrvalküsimus, et kas ma olen ainult, kes Ben White'i võitis? Tuleb nii välja. Kindlasti. Kas sul seda hirmu ei olnud see aasta, näiteks eelmine hooaeg Gabriel oli esimesed 3 mängu pingil? Kõigil väga paljudel oli ta sees. Mu kõige suurem hirm oli Calafiori, et selles osas, kui ta toodi üle, et ta mängib pigem seal vasakul suunal, kas keskkaitses, keskmine vasakul pool või siis täiesti vasakpoolselt nagu kaitset. Ja võib-olla ka nagu selline nagu City's Guardiol põhimõtteliselt suunitlusega. Aga samas mõtlesin, et Gabriel pre-seasonil tegelikult oli täitsa
ütleme nii, kogu aeg mängis, viimane pre-season game lõi nurgalöögis ka värava. Eelmine hooaeg võrreldes Salibaga mulle tundus vähemalt, et goal threat oli ka suurem, kui ma ei eksi statistikas ka. Ehk siis põhimõtteliselt ma tahtsin kedagi Arsenali kaitsest ja Gabriel ta hetkel on Alexander Arnold puhtalt lihtsalt sellepärast, et vaadata Liverpoolil tegelikult eelmine hooaeg nad olid vist kaitse poole pealt teine sats ka tugevuselt ja samas jällegi lagi on hästi kõrge trendi puhul. Guardioli puhul mu loogika oli selles, et praegu, kui on vist Rico Lewis ongi teises ääres on ja, et siis Guardioli muu suurim kartus on selles, et ta mängib praegu pre-seasonil ja esimene mäng võib-olla oli ka rohkem näha, et ta mängib rohkem, ei lähe nii palju rünnakule kui võib-olla eelmise hooaja lõpus, aga samas ma ootan tagasi Walkerit teisele äärele, et siis eelduste kohaselt peaks Guardiol oma eelmise hooaja lõpu stiili siis ma ei tea, tagasi võtma või mis iganes, et Guardioli peal võimalikult lagi kõrge, aga ütleme niimoodi, et see kaitseliin on tegelikult mul üsna kallis, mõnele meeldib, mõnele mitte, aga samas nagu ma ütlesin, ma tahan lihtsalt võtta ja jätta ta võimalikult kauaks. Aga kui ta töötab, siis ta töötab. Ja esimene mängukoord näitas, et seni ta töötab. Muidugi Arsenali puhul on see ka, et neil on suhteliselt pigem keerulisemad mänguvoorud tulemas veel ja nii edasi. Et seal mul oli väikene kahtlus, et kui palju Arsenali panustada, aga lõpuks see taandus ikkagi sellele, et Arsenal on Arsenal, vahet pole. Nad mängivad tiitli peale, nad pre-seasoni viimased mängud olid väga, vähemalt minu hinnangul väga tugevad ja selle pinnalt lihtsalt usaldades Arsenali, kes mulle ka tegelikult koos Guardioliga Cityst eelmine hooaeg võidu tõid. Poolikus Saka lihtsalt puhtalt sellepärast, et olgugi, et väga palju vist üldse pre-seasonil äkki ühe poolaja sai äkki või midagi sellist, aga Saka on Saka, vahet pole, et ta pannakse alati mängu. Kõige rohkem ma tegelikult kartsin Jotat ja Eeset lihtsalt sellepärast, et kui oli see ära läks, mäng käib küll Eese kaudu, aga samas kas Crystal Palace on sama tugev kui eelmisel hooajal, aga ja Diego Jota lihtsalt sellepärast, et Liverpooli poolik on alati loterii, et sa tead, et Salah alustab, aga ülejäänud, kes seal poolikus on nagu you never know ja McAllisteri peale nagu väga ei taha panustada ja Szoboszlai oli ka pigem selline. No ju nägid, McAllisteri oli külje outi. Attention, il va falloir travailler sur le Canayane. Arda Güler! Mais non! Il est pas... Ei tasu panustada. Et selles mõttes sai õige otsus tehtud ja tegelikult mul oli ka pikalt valikus, kas Haaland või Salah. Mingi moment mul tekkis FOMO Haalandi pärast, et ma eeldasin, et kõik või väga paljud meist tahavad pigem Haalandit ja lihtsalt teine temaatika oli see lihtsalt, et ma sain palju kompaktsema ja parema tiimi Salaga kui Haalandiga. Ja siis tipus on mul kolmik Solanke, Isak, Muniz puhtalt sellepärast vaadates, et Fulhami game week'e siin esimesed, ma ei tea kellega nüüd, neil on nüüd ongi Leicesteriga ja Ipswichiga ja tegelikult ega West Ham pre-seasonil ka ei näidanud midagi head, et selles osas ütleme nii suhteliselt sootne ka 6 miljoniga tuua ja siis Solanke oli puhtalt sellepärast, et liikus Tottenhami ja loota sealt mingit tulemust ja Isak lihtsalt teada tuntuses ja pingi pealt samamoodi, et Smith Rowe on mul põhimõtteliselt esimene poolik, keda vahetada, et ta saab vahetada nii rünnakut kui ka poolkaitsest, et kui keegi flopib, aga samas vaadates ka Fulhami mänge, nagu ma Munizi kohta ütlesin, et sealt võib tulla, kui ta vaid terve püsib ja ülejäänud on lihtsalt kohatäide põhimõtteliselt. Lagi on kõrge Munizi kindlasti on. Ja tegelikult ma olin Munizi puhul olin kahe vahel, kas Muniz või Wood.
Wood tõi esimene mänguvoor vist mingi 9 on ju, et sealt läks kaduma ja aga noh, loodetavasti long run'is tasub ära. Oli sama hind neil? Jah, 6 see. No nii. Eks me saame aru, miks see mees võitis analüüsil. Kõige sisutihedam analüüs ka. Teistel oli jah, sisetunne oli. Teistel õppimiskoht, et tee analüüs ära ja oledki tabeliliider ja võidad siin tiitleid. Aga hetke seis on üks asi on analüüsida ja teine asi on teistele rääkida oma analüüsist. Ei, aga selles mõttes nagu see analüüs on väga lihtne ja loogiline, et see peaks olema ABC. Standard, jah. Ja eks päeva lõpuks kõik teevad omad otsused. Kahjuks liigavõitja on nii udu ja ei analüüsinud siia rändkarikat siia vaatajatele kaasa tuua näitamaks. Seda, kus see standard on? Rändkarikas seisab mul hetkel kapi peal, aga vähemalt on mu nii-öelda toas, mida igapäevaselt kasutan ja iga päev näen, et selles osas ta on ikkagi nähtaval kohal, et ei ole peitnud kuhugi nurka ära põhimõtteliselt. Aga kuidas teeme? Kas teeme väikse pausi ja räägime veel transfer tipsidest või lõpetame asja ära? Ma arvan, et teeme väikse pausi, teeme väikse kohvipausi. Rejuicer. Ja siis... Ja oleme mõne aja pärast tagasi. No nii, jalgpallisõbra! Oleme tagasi. Luulik sai oma kohvi kätte. Ei saanud ju. Ludiga ka nii poliitkorrektne, et kahjuks täna ei saanud kohvi kätte. Järgmine. Aga transfer tipid või? Alustame põhjast jälle või? No lähme sinuga satsiga jälle. Põhimõtteliselt, ma arvan, mul on üks kindel plaan lihtsalt Kvansast lahti saada. Nüüd, kui ilmselt Konate tuleb sisse ja 4,5-seid mina vaatan suksest lehelt neid nii-öelda difficulty ratinguid. Et siit ma enam-vähem vaatan pikaajaliseks oma transferid ära, aga ma arvan, et ma praegu hetkeseisuga emotsiooni pealt ütlen, et tuleb Fulhamist 4,5 Robinson. Sest on Leicester kodus, Ipswich Townsil, West Ham kodus järgmis 3 mängu. Seal on seda playmaking kohtu. Jah. Muidu mõtlesin Aston Villa, Matty Cash või Konsa, aga Arsenal järgmine kodus, et siis pigem mitte, et Liverpooli ühe transferiga nagu nii ei saa ma siit võtta. Muidugi tahaks Trenti, aga et hetkel ma arvan, et jah, see on minu see, mis siit nagu teha. Aga kas sul on üldse vaja või? No kui ma ei tee, siis mul tuleb Mikolenko, Tottenham või tuleb sisse. No, clean sheet'i koht ja boonuspunktid laual minu arust. Ma arvan, et ideaalis ma ei tahaks teha, muidugi. Aga ma arvan, et see Kwanza tuleb välja ära viia. Muidu eks ma hakkaks juba pikalt mõtlema, kuidas Trent tagasi. Aga äkki tal antakse võimalus? Lõpetare. Ma olen niigi viimane. Mõtleme, kuidas pääsma hakata. Mul on pääsma hakata. Sul on olukord, minu arust on läbi juba. Ma pean triple captain ära panema Haalandile ja siis olen mängust tagasi. Vii Haaland veel. Trendi jaoks on sul 2 vahetust miinimum. Jah, aga ongi, et muidu ma hoiaks kuskilt midagi, et lõpuks Trent sisse tuua, aga kuna Kwanza ma ei usata siin no ta kindlasti jääb õige. Et pigem ma teen selle vahetuse ära ja siis hakkan edasi mõtlema. Palju pangas on? 0. Siin ei ole hoida midagi, seda tuleb riske hakata võtma. Rohkem transfer tippe minul ei olnud. Kes see järgmine on meil? Pigem minu sets ja... Ärme siis neid mehi võtta, keda siin ei ole. No need, mis transfer mõtted sul on? Rodrigo välja või? Mul on Rodrigo välja ja ma kardan, et ma pean Haalandi tooma natukeseks kandidaat. Ma arvan, et Rodrigo on ikkagi season hold. Kuidas sa tood? Oota, aga Haaland, kas sa tood chipiga või mis sa tood? Ei, ma ei too chipiga, ma arvan, et... Võtad miinust? Ei, ma miinust ka ei võta. No siis sa ei saa tuua. Kuidas ma võtma, kuidagi peab tooma. Miinusega? No ei, vaatame, kuidas saab. No siis on, kas matemaatikaklassis käisid ikka või? Chip või miinus? Siin tuleb analüüsida kiirelt, et ega siin muud ei ole, et jah. Sul ei ole siit kedagi ära, no okei, kes sul kõige kallim mees siin on? Kõik on kallid mehed. Kui eest Isaki ära viib. Kas mul on nüüd üks transfer või? Jah.
iga game sa mõtlesid, sul 5 ma mõtlesin, mul on siuke 4 vähemalt. ei, iga game ta hakkas pre-season viitama. Juulist hakkas satsi koostama iga nädal muutis, siis see ei lausa podcast'ile head idee vist. No siis 4. ei, kui 4 ei ole, siis sul on 1 ainult. siis tuleb Rodrigo ära saata ja siis mõelda edasi. ja siis Haaland asemele. Üks ühele keskvälja mees ära tunda. Noh, see on täpselt Fabinho ju. aga näe, hamstring injury'ga ta ju. ega siin ei tea, kuna mees tagasi ka tuleb. Miks ta sul üldse on? ta ei ole ühtegi trennigi teinud. oota, aga on sul üldse vaja? ta ju enne ütles, et ta läks loto peale Rodrigoga. ei, no siis tuleb rollida küll, kui midagi ei ole ja kes siin mul pingi peal ka head mehed, et ja tuleb rollida. aga siis mees mõtleb, et on favoriit. kas hirmus on ka natuke või? et Haalandit ei ole? ei, ja muidugi. kellega nad mängivad järgmine nädal? Ipswich kodus. Ipswich kodus on raske. Endal on veel. sul on ju Foden olemas, nagu selles mõttes sul on alternatiiv on olemas. Siis sul on Liverpool mängib kodus Brentford, siis sul on Gordon, nad mängivad järgmise vooru, võõrsil küll, aga Bournemouthiga. Selles mõttes võib-olla sul ei ole üldse vaja. tegelikult ma ei olegi üldse järgmisena analüüsi veel teinud, nii et te küsisite. ei no aega on 24. ootamatu küsimus oli, ütleme nii, et. kuna deadline on kas reedel või laupäeval? Reedel. ei, laupäeval. laupäeval jah. 24, pool 3. kell 1 on tähtaeg laupäeval. minul on täpselt seesama Rodrigo küsimus. Onana kohta ikkagi endiselt jah. kuidas 2 meest? 6,5, no nüüd on juba võimalik Nkunku sisse tuua ju. aga Darwin, jäta talle. Darwin kapteniks endiselt. Chelsea Woolsiga. pigem mitte. 0 mänguminutit mehel, mis ta maksis? Kelle? Darwin. 8 või, ta on päris korralik. 7,5 mees pingil 0 minutiga, kas jääb satsi? pigem ei jää. pink on jah praegu kallis. sa pead valiku tegema. rohkem mõnumi ei tuua ei saanud. ja palju Fulgrüüg maksab? ka 7. väga kallis pink on sul. ma arvan, et Füll nüüd alustab. no Fülli ma jätaks kindlasti alles. mulle väga meeldib selle. ma arvan, et alustab. siin on vaja ühe kaupa see pink minema viia. siin mehes ma konkurenti ei näe. siin on karistuse tiim. jah, kes veel ei tea, keegi teist ei tea, sest te näete meid esimest korda. meil on mis sa tahad? ma tahtsin oma täitsa. jah, väga hea. okei, et kuna see Welbeck ja Onana on ju, et kuna game week 2 lähevad, mina võtan selle loogika järgi mõnikord, et kuna game, ei mitte tunde järgi, vaid mina võtan selle loogika järgi game week 2 läheb Brighton ja Manu on ju. noh, siis ma, kui näiteks Welbeck lõpp, siis see hakkab nagu vastu, ma hakkan endale vastu mängima. ehk siis ma peaks kuidagi selle vahetusega tegema. no sa saad Areola väravesse panna. no jah, näiteks. sul on pingil mees on. ütleme nii, et neid vastumänge tuleb siin väga palju, sa saad iga game week ühe vahetuse ainult, et siin ei saa nii, et ma iga mäng tõmban uue satsi endale ette. mis ma tahtsin öelda, et meil on see hooaeg nüüd esimest korda ka viimasele kohale motivatsiooni ülesanne tehtud. et varem oli meil ainult esimene koht sai karika ja särgi. nüüd meil tulevad siuksed motivatsiooni ülesanded ka. üks aasta oli iga kuu. üks aasta oli iga kuu jah. jah, me kõik võime töötada. oli aega. ei olnud naisi, kellega töötud ka. see on Andersi sats jah? mis ideed on? minul lihtne, minul jääb nii nagu on, ma olen nagu väga rahul, vigastusi ei ole, mehed tõid punkte. kõik ongi valitud niimoodi, et nad oleks pikaajalised valikud ja hetkel tundub, et võiks nagu olla kaitses, siis see park on, aga ma ei näe probleemi, et ausalt öeldes ma ei ole jälginud ka seda, et kas kellegi hinnad võivad tõusta või langeda, et praegu ma olen varasematel hooaegadel ajanud ka seda taga hooaja alguses, et püüda neid kinni, kes hinnas tõusevad, et hooaja lõpus oleks nagu rohkem miljoneid pangas ja saaks paremad valikud teha. aga hetkel ma arvan, et mul on kõik väga hästi. aga ma vaatan kindlasti üle need hinnad, kas keegi on tõusmas või langemas, kui Parko peaks olema langemas, siis see võib olla variant, et ma tema asemel toon kellegi tõusva. täna tuli see esimene välja ka minu arvates ja seal oli ainult keegi ei räisinud ja ainult üks langes, aga ma ei mäleta, kes see täpselt oli. Infoks ka nii palju, et ma ei tea, kas Ludvig isegi teab seda, et kui mängija langeb 0,1 võrra, noh, siis see langeb ka, aga kui ta tõuseb 0,1, siis sa ei saa midagi, ta peab 0,2 tõusma, et ta 0,1 võrra tõuseks reaalselt maha müües väärtus.
Sancho langes 6,4 peale täna. Eks ta Dortmundi tagasi läheb. Samas ei tea. FC River, transfer plans. Tegelikult on juba tehtud, vahetasin Gonza Rico Lewise vastu. Lewis alustas Chelsea vastu. Jaa, läksin lihtsa lähenemisega, et järgmine game week on Double clean sheet. Jah, double clean sheet, ründeoht mõlemal pool. Väga lihtne loogika. Kas sa seda ei karda, et varsti tuleb Pulker ja kui sa enne seda mainisid, enne ei kartnud, aga nüüd kardan, kas sa mainisid seda? Noh, äkki veel ei tule. Loodame, et see game week ei tule. Aga muidugi ma jällegi raiskasin transferid nüüd ära, et kas oli parim lüke, eks me näe järgmine game. Eks me teame, et sinul see sütik on alati olnud lühike. Samas, ega noh, kui sa ei oleks teinud, siis Gonza jätta sinna Arsenali vastu ju. Jah, mis ma selle 1 punktiga teen? Jah, et ma arvan, et ei ole häda. Noh, muidugi kui sa vaatad viimast, mitte viimast, vaid siukest hilisemat head-to-head'i, siis Arsenalil ei ole väga hästi läinud Aston Villa vastu. Aga noh, eks eelmine hooaeg oli nukker. Ma ei tea, jah, hooaeg alles algas ja eks me näe. Viimane koht veel tõuseb siin esimest. Ja samas ju Southampton mängib sul ju tegelikult Forestiga kodus järgmise vooru. Martin Gibbs White paneb hätriku minu. Vaatan jah, seda Gibbs White'i on nii palju võetud, et mina sellest aru ei saa, et... No vaatame. Vaatame jah. Vaatame. Mina pean vaatama. Forest ei ole hea võõrs. Forest. Mingi metsa võtad. Nad on ainult kodus head. Gibbs. Lihtne, nagu Etsil. Rollin. Rolli. Mis see tähendab? Ehk siis põhimõtteliselt ei tee midagi. Jätta nii nagu on. Kogud transfereid ühesõnaga. See viik, jah. Aga mis need ruumorid on? Ramsdale'i laetakse ära. Kuigi vist Arteta ütles, et ta ei taha anda. Kellele ta minna võib? No meil on mingisugune Hispaania väravaht asenduseks valmis vaadatud. See juba täna vist oli juba, et enam-vähem meelleping asjad on tehtud, ainult viimased asjad on vaja ära teha. Ja samas viimane info on, et Ramsdale läheb hoopis Hispaaniasse. See tiim siis, kes Espanyol, kes mängis Heinaga, Heina vastu siis Heina klubi. Hein sai siis esimese clean sheet'i. Jah, see Heinast rääkides, siis see küll ei puutu asjasse, aga... On ta alles küll? Kellegi mul siin teises liigas on. Vaata, see ei ole oluline. Oma poisse tuleb hoida. Ja, eks omal ajal ma mäletan, mul oli Rakugi siis, kui ta 1. jaanuaril värava lõi. See oli päris hea tunne ikka. Oota, et Ramsdale Espanyoli või? Espanyoli, jah. Okay. Et see oli Romano tweet. Yes. Mina sain aru, et pigem kui antakse see 3. väravat. Kes neil on see 3? No Hein oligi 3. No nüüd 3. Mingisugune noor poiss ilmselt on. Sest ega kui nüüd Ramsdale ära anda, siis ju on... Aga see uus Hispaania poiss pidigi tulema teiseks. Niimoodi, okei. Aga mingid jutud olid varem ka, et Ramsdale'i vaatasid premiklubid. Aga need vist läksid lurri kõik või? Romano vist midagi viitas, et nagu, et igal juhul, et premi diilid nagu hetkel nagu ei ole edasi liikunud ja Espanyol on justkui see, mis on pildile tõusnud, aga samas võib-olla ma tõrgendasin seda ka valesti ja tahaks näha teda nõnda premist ära liikumas. See on liiks. Kas Ramsdale mitte ise ka ei tahtnud ära minna? Ei ta ammu tahtis minna, et ilmselgelt on piisavalt hea, et olla ka esimene number ja ta tahaks ka olla Inglismaa esimene number, aga Arsenalis on nagu selge, et kes seal number 1 on, seal tal varianti ei ole. Aga samas vaadates Espanyoli ja nüüd eilset mängu, et siis tegelikult suht nõrk tiim, kuhu minna. Samas saaks end pildile mängida saak. Pickford on ka number 1 Evertonis. Ja Espanyol tõusis ju La Ligasse nüüd, et jäi eelmine hooaeg esiliigas 5. Ja siis läbi põhimõtteliselt sõjamängud sai ülesse ja selles mõttes mina vähemalt Espanyolile pikka pidu ei ennusta. No mina La Liga jälgijana, siis Espanyol on alati siuke, kas keskmik või siis langeb, et nad on vabalt võimelised suutma nagu jääda. Eks seal on tal jälle võimalus ennast üles ehitada, sest lihtsalt praegu on nii, et üheski heas meeskonnas ei ole nagu väravahi kriisi.
Nüüd väravahtidena hetkel on seda kliima ka veel ja vigastusoht väiksem. Tasub ära märkida. Parem ju olla põhimees Hispaania kõrgliigas kui olla pingil Premier League'is. Mina arvan seda. Noh, muidugi Arteta oleks rahul, et meil siukene pingil mees võtta on. No ma arvan, Arteta paneks vahetada Sakaga sinna väravasse. Teda teada. Aga ütleme nii, et see ei mängi niikuinii fantasy mõttes suurt rolli hetkel, mis Ramsdale teeb. Tonit ka vaata lingitakse nüüd ära, Ivan Tonit, et Peomo 7 milli oleks ka, ma arvan, siuke mõeldav, keda sisse tuua, et kui Tonit ei ole, siis ta ju jätkab penaltitele. Ja Vissa ka üllatas. Vissa on ka, jah. Aga ma arvan, et ründeliin nagu meil kõigil on, siis ilmselt jääb niimoodi palju arvatud Ludvigaki. Iga sõna sinna Vissa sisse tuua. Darwin Nunesed ja... No Nunese puhul on see, et tal on lootust ikkagi, et ta saab seda mänguaega, aga kui ma vaatan, kas tal seal Rodri oli pingil, siis seal hetkel ta ei paista, et ta tuleks ja ta ei ole fantasy mõttes kasu. Et ma arvan, et kui Ese ei hakka tegema, siis Peoma võib olla küll siuke, keda nagu asemel luua mõelda. Või Garnacho. No Garnacho on odavam, teda saab, selles mõttes. Teda saaks Gibbs-Whitega näiteks, selle satsi järgi saaks Gibbs-Whitega näiteks. Aga noh, muu pikem plaan on Kunku ilmselt ikkagi tuua. Jah, ta oli ohtlik ka City vastu tegelikult, sai kastis seal ikka päris palju keerutada. Kes meil veel on? Gündogan Citysse. Kas mõjutab teie potentsiaalseid transferi? Ese ju ka samamoodi oli, mis te... Esest rääkisime ka juba, et kuidas Citysse läheb siis. Et kui peaks tagasi Citysse? Ütleme minu puhul hetkel ta ei mängi kuidagi rolli, sest mul on ainult Haaland ja teine on Guardiol, kes väljalt ma ei plaanigi hetkel mitte kedagi tuua. Cityl ta pigem mängib seal 6 peal rohkem kui 10. Ta on Saksamaal mängib 10. Ta tavaliselt hooaja lõppudes tähtsate mängudes hakkab puhama. Aga sa ei tea kunagi millal ta hakkab puhama. Ta on siuke Bernardo Silva. Et ta on kindel mees, aga pigem hetkel ei näeks, et tooks teda ja kuna ma niikuinii keskvälselt kedagi taha, siis ta ei muuda midagi minu jaoks. Kes meil siin veel transferi olid? Joao Felix, Chelsea's, Atleticos. Ütleb nii, et Chelsea'l on palju neid mänge, et 40 või tabeltekker bussiga peab mängule minema. Tottenhamist läks Oliver Skip Leicesteri, see ilmselt ei mängi mitte mingit rolli. Aga ma kuulsin, et Chelsea tahab tast lahti saada, et nad ei taha teda. Chelsea'l on vaja 10 mängijast vähemalt lahti saada. Gallagher läheb praegu, läheks Joao Felixiga Atletic. Ma arvan, et cheap striker võib ka see Archer ka olla, kes oli Aston Villas, ta liikus nüüd Southamptonisse. Ta oli vist ikka 4,5 eelmine aasta. Archer. Võis olla küll nii, jah. Aga noh, jah, ma ei tea. See on rohkem siuke sisetunde transfer. Tooge Calvin Phillips sisse. Sellele mehel asendust ei ole. 0 minutit see, jah. Kas see Carvalho Brentfordist mängis või? Vahepeal Liverpoolist läks? Ei, pingil arvestas vähemalt. Ma ei tea, kas lõpus sai, aga pigem oli pingi peal. Ja siis on veel Begovic Evertoni põhimõtteliselt. Ta on deal Pickfordile konkurendis. Ma ei usu, et ta konkureerib. Pickford ei liiguta mitte miski see. Ma ei usu, et ta konkureerib. Midagi veel. Nüüd oleks kõik vist. Ma ühte asja tahtsin öelda korraks vahel enne, kui te sellest Hispaaniolist rääkisite. Lihtsalt täpsustuseks võib-olla ma teen ise millest valesti aru. Aga kas te teostasite nagu seda heina selle Hispaanioliga, et ta mängib Hispaaniolis, et minu arust see oli Real vallad? Ei, valesti Ramsdale'ist rääkisime, et Ramsdale läheb sinna. Aga üks teema tõstati selle Pedro Neto pealt ka vaata, kui ta nüüd Chelsea'sse liikus. Aga mina ei tea, ta mängu aega saama selle. Pigem varumees ikka. Seal on ju Sterling ja Kunku tema kohata. Sterlingust vist tahetakse samamoodi tegelikult lahti saada või mis nagu roll või sellistele. Lõpus tuli sisse. Kusjuures Sterling just küsiski, et kas see pingile või ta Elsi koosseisust välja, ma ei tea. Igastast ta oli küsinud, et ta tahaks nagu kindlat seisukohta saada, et mis seis tema asas on, aga siis oligi, et nagu see mängu ei saanud, siis ilmselt see seisukoht on võetud. Aga... Ja me ootame Liverpoolilt ka uudiseid, äkki tuleb midagi. Laava tagasi või? Kas seda, aga selles võttes vähemalt... Kwanza kohta. Et uue peatreeneri ütluste kohaselt nad teevad selle nimel tööd, aga kui nad toovad, siis nad tahavad kedagi nagu senistest paremat tuua, et
et neil ta juba päris väga hea tiimi on ju, aga mingite muudatuste nimel tehakse tööd. Okei. Mõni Gruusia poiss võib olla tuua. Väravad tuuakse ja laenatakse välja. aga Gruusia, see, kes EM-il Mamardashvili pidi Liverpooli minema. Ma arvan, sellele nad vihjasidki siin praegu. Ja laenatakse kohe suure tõenäosusega. Aga väga tore, et sõna sekka ütled. Neil on nii poliitiliselt väljendatakse ennast, et ei saa aru nii räägime ikka lihtsas keeles on ju, mängijatelt mängijatele. Inimene ka aru saab. Ei ole meil siin poliitiline debatt. Ümaral. Aga hüva. Hüva. Esimeseks korraks kõik. Kohtume järgmine nädal. Oli meeldiv. Vaatame järgmine nädal selle tabeliseisu uuesti üle. Vaatame, missuguseid lükkeid tehakse, kes kui aus oli. Ja kas Eesti teine tõuseb tuhast? No ütleme, kujutlusvõime liiga läbi aegade kõige rohkem võite on ikkagi siin. Kõige rohkem teist kohta. Aga lihtsalt protsentuaalselt, Aga kes on kõige rohkem võitud 100% võidu. See on see XG rate. Ja siin Johannese särk siin selles ka minu viidatud, see on see MM-i fantasy. 2 järjest. Back to back mul. Üks oli MM, teine oli euro. Tubli. Tubli. Mis see öelda tubli? Ai! Kõik on tublid. Ta väike tšau. Näeme järgmine nädal.